Järgmiseks päevakorrapunktiks on Puiestee tänav 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine. Ja ettekandjaks palun Kalev Kepp. Lugupeetud volikogu on siis valminud Puiestee 2 kinnistu detailplaneering, mille siis üheks põhiliseks eesmärgiks oli planeerida sinna kunstmuru jalgpalliväljak. Paluks siis see planeering kehtestada. Kas on küsimusi? Mul on planeering tegelikult ka paberkujul siin. Kas on võimalik seda korraks äkki ekraanile ka manada, et inimeste silmes? Jah, palun, viimase aeg. Mitu mändi kaotab oma elu? Meil ikka on, aga ma ei oska arvuliselt. No, aga ütleme arvuliselt, oleks suudetud käes. 30. Rohkem. Mingisugused asjad, mida ma olen lugenud, on paberites kirjas selline number nagu 44. 44 mängis. Jah, no seda saab kontrollida üle sellega. See ei ole Kas on veel küsimus? Peeter Lasen, küsida, et kas detailplaneering on ka mingisuguse kaitseala või see ei ole üldse kaitseala, et võib-olla see on arvutust läbi käinud, aga Ei, tegelikult ta üks kaitseala riivab teda otseselt, kuigi mitte seda planeeritud jalgpalliväljakut, sellepärast ongi volikogus. Muidu oleks ta tegu ühe kinnistu detailplaneeringu ja selle saaks praegust otsuste põhjal koostada või kehtestada linnavalitsus. see kaitseala on siis kehtestatud kelle poole, mis on kaitseala osas nagu arvamust avaldab? Keskkonnaamet on avaldanud arvamust. Jah. Ja see on positiivne. See on muidugi erineb selle ala, ta on planeeringu kaitses, aga ta kindlasti ei ole jah, nüüd enam selle staatusega nagu see üldine, nii nagu on haigla juures. Praegu sõelale ja kõrgemas staatus, aga on väga segane asi ikkagi. Peeter Lasen, palun. Minu on siin väga positiivne iseenesest, et siukene spordiasi tekib juurde ja ma saan aru Ilmari murest, eks me kõik oleme murelikud roheliste asjade pärast ja nii edasi, aga ma arvan, et kui selline asi tuleb juurde ja see on Elva noorte jaoks või mitte Elva noorte jaoks või Üldruskonna noorte jaoks väga atraktiivne koht, siis avaldan arvamust, et see oleks nagu õige asi. Sest eks meil puid ja põõsed on igal pool ja tõesti head, aga tuleb leida mõistlik vahel. Aga siin tekib küsimus, et äkki on neid puid seal, ütleme, mitte 44, vaid on 300. Et noh, kui selle järgi võtta kokku, kes oskab vastu käia, sest kaset kuused ei olnud 44 sees, aga väga punane tundub see asi. 300 ei ole, aga 127 või Äkki 125. Seda on keegi rehkendatud ja räägime ausalt ära nagu on. kui suur see väljak on ja palju väljaku või kui saab kasutada. See on toopet täna. Ega üle reegled 36 või Fred Koppel oli küsimus. Lihtsalt küsimus on selles, et Kuressaares või kus oli andnud keset staadis? Fred Koppel oli küsimus. Ja, et ma küsiks Kalevilt, et hästi positiivne on jah see, et üks avalik nagu objekt on ilmselt siis juurde sündimas, aga sellega kaasneb üldjuhul kohalike elanike küsimuste laviin, kui mitte pahameel või vastuseid. Kas selle objekti puhul on ka olnud kohalikega nagu probleem? jah, otseselt naabrid on avaldanud arvamust, et neid võib see tegevus hakata häirima. Jalgpalli mängimine. Pigem sõnavahetus
mis seal väljakul toimub, Mis asi? sõnavahetus. No see on koolitatud. Vanest ei koolita, vanesed häirivad, varglased häirivad, jalgpall häirib, kui inimesed kuule jõuame, metsa sisse jõuamegi. Täna meil on kahju mõnest puust, on meil õnnest puust, sellepärast et kedagi hakkab häirima, minu arust ei saanud niimoodi üle asjad ei lähe. Loomulikult häirib kedagi, me oleme väga kinni oma asjadest, aga kui midagi teha ja nii suure joones, siis mina arvan küll, et roheline teed olla. No, ma täpsustaks seda küsimust veel, et kas nende, kes mingi kokkuleppe on või jah, tähendab, et me oleme, kõigepealt toimus ju selle planeeringu eelarutelu ja siis koorusid välja need põhjused, miks vastu oldi. Ja siis püüti ju võtta vastu veel neid leevendavaid asjaolusi nagu müratõkke ja haljastus sinna vahele ja kuni viimase hetkeni, viimane järeleandmine oli, et sissepääsu sealt Pargi tänava poolt ei ole, et kaotati see värav ära. Nii palju kui võimalik on elanikkonna arvamust arvestatud, aga ma tuletan veel kord meelde, et tegelikult enne selle planeeringu üldse algatamist otsiti ju võimalikke variante, et kuhu siia kesklinna veel oleks võimalik seda väljakut ehitada. Tegelikult sellist head asukohta ei leitud. Kas nende Pargi tänava elanikega siis saadi kokkuleppele või kas see jah, tähendab, et ühesõnaga ühe elanikkonnaga üks viimastest kompromissidest oligi, et Pargi tänavalt väljakule sissepääsu ei toimu. Ja kui oleks planeeringu käigus jäänud vaidlus üles, siis ta oleks läinud enne otsustamiseks maavanemale. Aga praegu see planeeringu vaidlust üles jäänud. Aitäh, kas on veel küsimusi? Peeter, kas see parkla on nagu näeb, kas parkla on nagu näinud? Ei, hetkel ei ole. Jah, et kasutataks kooli parklaid. Kas see võib olla osutuda probleemiks parkla kohtade vähesus? Võib küll osutuda, jah. Võib-olla see küsimus küll on nagu järgmise päevakorrapunkti juures, aga siin on ilus illustreeriv pilt, et kergejõustiku jooksurajade hind teeb sinna ikkagi väga märkimisväärse investeeringu, et kas ka teised spordiklubid ja spordialad on oodatud sinna nagu sportimisvõimalusi kasutama või jääb see ainult pelgalt nagu FC Elva kasutada? Tegelikult ju investeeringu põhiliselt teebki FC Elva. Elva linna osa on seal 50 000 vastavalt volikogu otsusele. Ja meil on tegelikult ju selles lepingus, mis peaks vist olema teil ka volikogu materjalide hulgas kirjas, et ka teised saavad seda kasutada. Seal on ainult kindlakäes, et Elva gümnaasium. Lähme sellest järgmise päevakorrapunkti juurde tegelikult, et prooviks selle detailplaneeringuga jääda, kas on seoses selle päevakorrapunktiga, mis puudutab just detailplaneeringut ja selle kehtestamist, et mingid küsimusi oli Heiki Hansen palun. Mul otseselt küsimust ei ole, aga ma tahaks tuua ühe paralleeli, et kuna täna on järjest aktiivsemalt kerkimas ka see käotee teema ja ütleme läbi sotsiaalmeedia ja ka ütleme nii-öelda linnavalitsuste poolsete mõjutustega on hakatud vaidlustama ka seda võimalikku puude maha võtmist seal, siis ma loodan siiralt, et nende sadade puude kõrval need üksikud käoteepuud ei saa lõpuks saatuslikuks sellele kõnniteele, mis sinna on plaanis rajada. Kas on veel küsimusi? Ühtegi kätt ei näe. Seega teen ettepaneku panna eelnõu hääletusele. Kes on selle poolt kehtestada Elva linnast Puiesteena 2 kinnistu detailplaneering vastavalt volikogu liikmetele esitatud materjalidele? Palun anda käega märku. Kes on selle poolt? Viisteist poolt häält, seega kõik volikogu liikmed on poolt ja seega on eelnõu otsus vastu võetud. Nii.